Et me oleme täna skeemipesa kaameraga tulnud siis Elektrotehnika Instituudi masinate laborisse ja siin on kaks entusiasti, Heigo ja siis Hardi. Heigo ja Hardi siin ja nemad panid siis kokku ühe väga põneva koormuse sihukesele prototüüp tuulegeneraatorile. Et äkki räägite mõne sõnaga, et mis aparaat siin siis valmis ehitatud ja mille jaoks see üldse tehtud sai? Tuulegeneraator ise siis on selline ratas, mis käib ringi. Sinna peale liimitud püsimagnetid. Ja siit tuleb siis välja juhtmetest kolmefaasiline vahelduv vool. Ja see must kast on ilmselt siis see koormus, jah? Ja kast on koormus. Et mis see koormus endast kujutab, et mis asi siis täpselt koormuseks on, et kas see kast on takisteid täis või mis asjad need seal valged seal peal on? Need valged siin peal on halogeenpirnid. Ja me kasutame siin 18 halogeenpirni. Ja pirnid on kolmekaupa jadamisi ühendatud, sest generaatori pinge, inimvõimetega saavutatud pinge on 75 voldi juures, siis meil on ühendatud 24-voldised pirnid jadamisi, et pirnid läbi tuleks. Okei, aga võtame lahti, näidake võib-olla seespoolt ka, et mis seal siis täpsemalt tehtud sai, et nii, ma saan aru, et ühest nurgast tuleb meil 3 faasi sisse. Siit tuleb 3 faasi sisse ja siin on siis 6 dioodist koostatud alaldi, peale mida meil on kuni 75 volti ja siis edasi läheb alaldist pinge pirnidele. Esimene rida on ühendatud otse ja järgmised read on ühendatud läbi transistorite, mille avanemispinget reguleeritakse nende reostaatidega. Et need on siis transistori baasi peal, jah? Jah. Ja transistorid ise on siin radikate all, ma saan aru, jah? Jah. No oli siis need suured radikad ka nendel transistoridel tarvis panna või? Jah. Katsetuste käigus selgus, et transistoridel eraldav soojus on niivõrd suur, tema radikata ei tule see asi kõne allagi. Ja katsetuste käigus õnnestus üks transistor peaaegu kõrvaldust ulatada. Selge, aga võib-olla paneme siis uuesti kokku, et äkki proovime korra ringi ajada ka, et vaatame, mismoodi ta siis põlema hakkab, et no nii, näed, lähevad põlema küll. Kui nüüd kõik lambid põlevad, palju siis kokku see võimsus siin umbes on? Lampade koguvõimsus on 360 vatti, aga mõõtus on saanud võimsuseks 250 vatti. Aga kuna osa võimsust transistoride kaduma, siis valgusvõimsus on väiksem. Ja. Ma saan aru, et see aparaat oli ka seal Robotexil püsti, et päris populaarne masin oli ja neid vänteid oli seal päris kõvasti, et